Armsad sõbrad, kätte on jõudnud palmipuude püha. Me astume suurde nädalasse, meie issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse kannatuste, surma ja ülestõusmise nädalasse. Ma tahan alustada seda tänast mõtisklust luuleridadega, mida ma juhtumisi lugema sattusin ja mis pärinevad ühelt autorilt, kelle nimetamine siinkohal tuleb teile ehk ootamatusena, kuna teda peetakse tavaliselt ateistiks, jumalavastaseks, lausa kommunistiks. Selle juurde ma ehk tulen mõnevõrra tagasi. Tema nimi on või oli Bertolt Brecht. Tegemist oli 20. sajandi esimesel poolel elanud saksa kirjanikuga, kes, kui mu mälu mind ei peta, suri aastal 1956. Ühes oma luuletsüklis on ta muu hulgas pannud kirja sellised read, mille pealkirjaks on rattavahetus. Ma istun maanteepervel. Autojuht vahetab ratast. Mulle ei meeldi seal, kust ma tulen. Mulle ei meeldi seal, kuhu ma sõidan. Miks jälgin ma rattavahetust nii kärsitult? Need read on kirja pandud seoses 1953. aastal Ida-Saksamaal, peamiselt vist Berliinis toimunud rahvarahutustega või ülestõusuga, mille suhtes Brechtil olid kahetised tunded. Ühelt poolt ta süüdistas ülestõusus fašistlikke elemente ja avaldas toetust valitsusele, mitte ainult Ida-Saksa, vaid ka Nõukogude valitsusele, kes oma tankide abil selle ülestõusu peagi summutas. Aga teiselt poolt ta manitses ka valitsust tulema vastu nende inimeste nõudmistele ja mõistma nende muret, kes olid taolisel viisil valitsuse vastu üles tõusnud. Ja Brechti uurijad ütlevad, et tegelikult see oli sündmus, nii see sündmus ise kui ka sellele järgnenud tekstid, mis ta avaldas, mis murdis Brechti ja tõi kaasa ka tema surma üsna noores eas. Ta oli vist 58 aasta vanune, kui ta suri. See tähendab, oleks võinud veel elada, aga ilmselt oli tema sees midagi lootusetult murdunud. Miks mina neid mõtteid teiega jagan? Mulle tundub, ma ütlesin, et ma sattusin neid lugema täiesti juhuslikult, et nad sobivad päris hästi, sugugi mitte poliitilistel põhjustel, vaid nii-öelda üldinimliku mõtisklusena saatma meid sellel alanud suurel nädalal. Mulle ei meeldi seal, kust ma tulen. Mulle ei meeldi seal, kuhu ma sõidan, kirjutab Brecht ja küsib, miks jälgin ma rattavahetust nii kärsitult või nii kannatamatult või ka nii suure rahutusega. Mõte näib olevat selles, et kõik on ju hästi. Kuna mulle ei meeldi seal, kust ma tulen, mulle ei meeldi seal, kuhu ma lähen, siis ongi hea, et ratast on vaja vahetada, võtku see rattavahetus ometi võimalikult kauem aega, sest ma ei pea olema üheski sellises kohas, kus ma ei tahaks olla. Iseküsimus on, kas ma tahan olla seal maanteepervel ja vaadata autojuhti ratast vahetavat. Miks need mõtted minu arvates sobivad sellesse suure nädala algusesse? Sellepärast, et suur nädal kutsub meid esitama endale Jumala ja oma südametunnistuse ees neid inimese kõige olulisemaid, kõige tähtsamaid, möödapääsmatult tähtsaid küsimusi, nagu kust ma tulen või kust ma olen tulemas, kuhu ma olen minemas ja kus ma praegu olen. Milline on minu olukord, minu elu
seis ja minu enda seis praegu sellel hetkel. Ja kindlasti võime küsida ka seda, et kas ma tahan olla seal, kus ma parajasti olen, või tahaksin ma olla kuskil mujal. Kas ma tahan tõeliselt jõuda sinna, kuhu ma olen teel, kas mu suund on õige või peaksin ma minema kuhugi hoopis mujale. Ma tulen korraks tagasi Bertolt Brechti väidetava ateismi juurde. Ta oli pärit tegelikult väga usklikust perekonnast. Üks tema vanematest isa minu mäletamist mööda oli katoliiklane, ema protestant. Ta kasvas üles saades üsna põhjaliku usulise hariduse ja mingil kombel kajastub see ka tema teostes. Tema ateism oli aga eeskätt kriitiline suhtumine kirikusse ja me teame, et kuna kirik ühelt poolt Kristuse püha ihuna koosneb patustest inimestest, siis küllap kirik institutsioonina vääribki aeg-ajalt vähem või rohkem kriitikat. Tõsi küll, minu arvates ei tähenda see, et kirikust tuleks lahti öelda, vaid vastupidi, mõistes, et me kõik kristlastena oleme kiriku liikmed ja kirik on meie vaimulik ema, tuleb töötada tema heaks, tema ülesehitamiseks. Aga teiselt poolt oli Brechti väidetav ateism seotud tegelikult hirmuga. Hirmuga selle ees, mis saab pärast surma. Mis temast saab? Hirmuga eeskätt Jumala kohtu ja igavese karistuse, igavese hukkamõistu ees. Ja tundub, et kõige lihtsam lahendus oli tema jaoks selle kõige eitamine. Ütlemine või näo tegemine, et seda kõike ei ole olemas ja siis ei ole ka probleemi. Ma olen kuskilt lugenud, et Brecht nõudis, et kui ta sureb, siis tuleb ta matta metallist kirstu, selleks, et ussid tema kehale ligi ei pääseks. Ma arvan, et ka selles on tegelikult alateadlik hirm selle ees, mis tuleb pärast surma. Soov sellele mitte mõelda või õigemini sellest otsustavalt lahti ütelda. Aga me teame ka, et see ei aita. Ka nende küsimuste eest põgenemine, mida ma ennist nimetasin. Kust me oleme tulemas, kuhu me oleme välja jõudnud, kuhu me oleme teel, kas meie suund on õige, kas see, kuidas me oma elu elame, on õige. Need küsimused, nende küsimuste eest ei tohi püüda põgeneda, neid ei tohi püüda summutada, sest ühel hetkel me peame neile niikuinii vastust andma, sest Jumala kohus ja see, mis on pärast surma, tuleb ka meie jaoks. Laskume ennast matta või metallist kirstu. Niisiis, ma kutsun teid mõtisklema kõige selle üle ja miks mitte laskma ennast kanda nendel nii vastuolulise kirjaniku Bertolt Brechti ridadel. Ma istun maantee pervel, autojuht vahetab ratast. Mulle ei meeldi seal, kust ma tulen. Mulle ei meeldi seal, kuhu ma sõidan. Miks jälgin ma rattavahetust nii kärsitult? Aga see ei ole kahtlemata ainus tekst, mida ma tahan teile täna palmipuude pühal suurde nädalasse kaasa anda. Ma loen ka meie tänase evangeeliumi teksti, mille me leiame Johannese evangeeliumi 12. peatükist. Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahva hulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma. Ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis: Hosanna, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel, Iisraeli kuningas. Aga Jeesus leidis eeslisälu ning istus selle selga, nõnda nagu on kirjutatud: ära karda, Sioni tütar, ennäe, su kuningas tuleb sulle eeslisälu seljas istudes.
esialgu ta jüngrid ei mõistnud seda, aga kui Jeesus oli kirgastatud, siis tuli neile meelde, et see oli kirjutatud tema kohta ja et nad temale seda olid teinud. Siis andis Jeesusest tunnistust rahva hulk, kes oli tema juures, kui ta Laatsaruse hauast välja hüüdis ja tema surnuist üles äratas. Just seepärast rahva hulk tuligi talle vastu, et ta kuulis teda olevat teinud selle tunnustähe. Variserid ütlesid nüüd üksteisele, eks te näe, et ei saavuta midagi. Vaata, kogu maailm jookseb tema järele. Aga nende seas, kes olid pühadeks üles tulnud Jumalat kummardama, olid mõned kreeklased. Need tulid Filippuse juurde, kes oli pärit Galilea Betsaidast ja palusid teda, Isand, me tahame Jeesust näha. Filippus tuli ja ütles seda Andreasele. Andreas ja Filippus tulid ja ütlesid seda Jeesusele. Aga Jeesus ütles neile, tund on tulnud, et inimese poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. See meie evangeelium, palmipuude püha evangeelium sel aastal koosneb õige mitmest osast või olulisest punktist ja ma tahan neid teile ka veidikene seletada ükshaaval. Seda, mis minu arvates on oluline esile tuues. Kõigepealt, ja ma alustan juba kõige esimesest salmist, me kuulsime, järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahva hulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma. Järgmisel päeval millest? Kui me loeme Johannese evangeeliumi, siis me näeme, et eelmisel päeval oli Jeesus olnud külas oma sõbral Laatsarusel, kelle ta oli surnuist üles äratanud, ja tolle õdedel Martal ja Maarjal, ning Maarja oli võidnud tema jalgu kallihinnalise salviga. Sellega oli ta pälvinud Juuda pahameele. Juudas oli jüngrite kukruhoidja ja ütles, et selle salvi oleks võinud maha müüa suure hulga raha eest ja selle rahaga kas või vaeseid aidata, aga tema, näed, raiskab seda jalgade salvimiseks. Jeesus käskis selle peale Juudal Maarja rahule jätta ja vihjas, et see salvimine viitab ette tema matmisele. Võime siis öelda ka tema surmale ja matmisele. Ja sellele järgneval päeval, see oli siis nädala esimene päev, meie mõistes pühapäev, tuligi Jeesus Jeruusalemma. See päev oli aga tähtis ka juutide jaoks. Tulemas oli paasapüha ja sellel päeval, kui Jeesus tuli Jeruusalemma, pidid juudi pered valima välja need talled, keda paasapühal ohverdati, ehk siis paasatalle. See oli paasatalle väljavaatamise või väljavalimise päev. Ja just sellel päeval tuleb Jeesus Jeruusalemma. Me teame, et Jeesus on see tõeline paasatall, kelle verega me oleme päästetud igavesest surmast, hukatusest, patu ja kurja orjusest. See paasatall tuleb nüüd Jeruusalemma. Nii et see märkus, et tegemist oli järgmise päevaga, just nimelt selle konkreetse päevaga, ei ole siin juhuslik, vaid sellel on väga sügav mõte. Johannes tunnistab sellega, et Jeesus on too tõeline paasatall, kes on tulnud, et anda oma elu kogu inimkonna eest. Talle minnakse vastu ja talle minnakse vastu palmipuu okstega. Ja ka see on väga huvitav, sest et jah, me oleme harjunud seda püha nimetama palmipuude pühaks, aga tegelikult ütleb seda, et need olid palmioksad
ainult Johannes oma evangeeliumis. Markuse ja Matteuse evangeeliumist me loeme, et tegemist oli puudelt, väljadelt raiutud okstega, mis puudelt seda ei nimetata, ja Luuka evangeeliumis ei räägita nendest okstest üldse midagi. Aga Johannes ütleb, et tegemist oli palmiokstega ja me teame, et palmioksad olid võidu sümbol, võidu märk. Niimoodi tervitatakse võidukalt sõjakäigult naasvat väejuhti või valitsejat. Ja just nii tervitati Jeesust nende palmiokstega, seda paasatalle, kes tuleb Jeruusalemma, et anda ennast, ohverdada ennast kogu maailma eest, et surra kogu inimkonna lunastamiseks, päästmiseks. Teda tervitatakse siin kui võitjat, teda, kelle matmiseks võidmine oli toimunud eelneval päeval. On täiesti selge, et ei rahvas, kes seda tegi, mõistnud seda ega isegi mitte Jeesuse jüngrid, nii nagu Johannes meile ütleb. Esialgu ta jüngrid ei mõistnud seda, aga kui Jeesus oli kirgastatud, siis tuli neile meelde, et see oli kirjutatud tema kohta ja et nad temale seda olid teinud. See, mis oli kirjutatud, oli prohvet Sakaaria sõna: ära karda Sioni tütar, ennäe su kuningas tuleb eeslisälu seljas istudes. Jeesus teadis seda prohveti sõna, ta leidis eesli, istus selle selga ja sõitis Jeruusalemma kui võidukas kuningas, aga mitte selline kuningas, kes tuleb teisi alla heitma, vaid selline kuningas, kes tuleb iseennast alandades, ennast kõikide teiste eest andma selleks, et võidutseda, nagu juba öeldud, patu, kurja, surma ja igavese hukatuse üle. Selline kuningas on Jeesus mitte teiste verega, vaid omaenda verd valades. Ta on kogu maailma lunastanud. See, mida Johannes nimetab Jeesuse kirgastamiseks, see ongi tema kannatus, tema ristisurm, tema matmine ja muidugi ka tema ülestõusmine surnuist. Surnuist ülestõusmisest andsid tunnistust ka need inimesed, kes olid Jeesuse juures. Aga nad andsid tunnistust Laatsaruse surnuist üles äratamisest. Sest sellest, et Jeesus peab surema ja et ta surnuist üles tõuseb, ei teadnud nad veel midagi. Aga meie teame. Ja nii me näeme ka Laatsaruse surnuist üles äratamises eeskätt tunnustähte, mis kõneleb meile Jeesuse meelevallast elu ja surma üle ja ka tema tahtest, tema armastusest, millega ta on tulnud, et ennast meie eest andes võita ära ka meie surm, tuua ka meile uus ja igavene elu. Paraku mitte kõik ei tervitanud Jeesust rõõmuga. Meile öeldakse, et variserid ütlesid nüüd üksteisele: eks te näe, et te ei saavuta midagi. Vaata, kogu maailm jookseb tema järele. Nad olid teinud ju juba otsuse Jeesus hukata, Jeesus vahistada. Oli neid, kes kahtlesid, kas Jeesus üldse tuleb pühadeks Jeruusalemma. Aga nüüd nad näevad, et Jeesuse kinnivõtmisest vähemalt avalikult ei tule mitte midagi välja, sest kogu maailm jookseb tema järele. Nii suur on vaimustus tema vastuvõtmisel. Me muidugi teame, et variserid eksisid siin mitmes mõttes. Nad eksisid oma hinnanguga Jeesusele, nad oleksid võinud temasse uskuda, ta vastu võtta, samuti tema jüngriteks ja seeläbi Jumala lasteks saada. Nad ei teinud seda, aga nad hindasid valesti ka rahva meeleolusid, sest paraku juhtus peagi nii, et rahva suhtumine muutus ja selle asemel, et hõisata Jeesusele kui kuningale, karjusid nad: meil ei ole kuningat, meil on keiser, lööda risti. See juhtus vaid mõne päeva pärast.
kogu maailm jookseb tema järele, teate, see ei tähenda midagi. Massid, see, keda nemad järgivad või pooldavad, see ei määra seda, kellel on õigus, kus on tõde. See on väga oluline õppetund meile kõigile. Jah, vahel võib olla nii, et kui me läheme suure rahva hulgaga kaasa, siis me oleme õigel teel. Aga paraku kinnitab elu ja ka inimkonna ajalugu pigem siiski vastupidist. Tulen jälle tagasi nende mõtisklusridade juurde, millega ma alustasin. Meil tasub ikka jälle küsida, kust me oleme tulemas, kus me oleme praegu ja kuhu me oleme teel. Sellel hetkel võisid variserid ütelda, et kogu maailm jookseb Jeesuse järele, aga me teame, et varsti nad enam ei jooksnud. Me teame, et seda oli juhtunud varemgi. Näiteks siis, kui Jeesus oli toitnud 5000 meest ja kui ta pärast kõneles endast kui tõelisest taevast alla tulnud eluleivast, läksid 1000 inimesed tema juurest ära, nii et viimaks pidi ta isegi neilt 12 küsima, kas teiegi tahate lahkuda. Aga jah, sellel hetkel oli Jeesusel palju austajaid ja järgijaid. Ja tõepoolest võime öelda, et kogu maailm, sest nende hulgas, kes olid pühadeks üles tulnud Jumalat kummardama, olid mõned kreeklased ja need tulid nüüd ühe Jeesuse jüngri Filippuse juurde ja palusid teda, isand, me tahame Jeesust näha. Filippus läks kõigepealt Andrease juurde, siis nad läksid koos Jeesuse juurde, rääkisid selle jutu edasi. Seda, kas need kreeklased tõesti Jeesusega kohtusid, Johannes meile ei ütle. Ta ütleb hoopis, mida Jeesus selle peale kostis. Jeesus ütles, tund on tulnud, et inimese poeg kirgastataks. Nüüd on see aeg käes. Tuletage meelde, mida ma teile ütlesin selle kirgastamise kohta. Jeesus peab selle all eeskätt silmas oma kannatusi ja surma ja muidugi ka neile järgnenud ülestõusmist. Ta ütleb siin samas Johannese evangeeliumi 12. peatükis veidi hiljem, kui mind maa pealt ülendatakse, siis tõmban ma kõik enese juurde. Kui mind ülendatakse ja selle ülendamise all pidas ta silmas enda ülendamist risti puhul. Selleks oli ta tulnud, et saada ülendatud selles suurimas mõeldavas alanduses. Sest ta tuli, et anda ennast kõikide eest, ohvritallena, tõelise paasatallena, et meil tema vere läbi oleks igavene elu. Jeesus võrdleb ennast nisuivaga, mis kui see ei lange maasse ega sure, jääb üksi, aga kui see sureb, siis kannab palju vilja. See on ilus ja ma usun meile kõigile mõistetav võrdpilt. Tõesti, me peame panema seemne mulda, et sellest võiks võrsuda uus vili. Teistmoodi ei saa. See on seadus nii nisu kui teiste taimede puhul, aga tuleb välja, et see on seadus ka inimkonna igavikulist saatust silmas pidades. Kui esimesed inimesed olid Jumalale vastu hakanud, Jumala vastu mässu tõstnud, talle selja pööranud, siis pidi Jumal neile ütlema, et põrmust oled sa võetud või mullast oled sa võetud ja mullaks või põrmuks pead sa jälle tagasi saama. Iga inimene peab minema tagasi mulda, põrmu. Aga mitte iga inimene ei ole selline nisuivake, iseenesest vähemalt, millest võiks võrsuda uus elu. Ainult see tõeline inimese poeg, inimeseks saanud Jumal, on see nisuivake, kelle surma läbi on tulnud elu kõikidele, kes temasse usuvad ja kes ta vastu võtavad. Ja kellega ristimise läbi ühendatuna on meistki saanud need uued seemned. Nii et meiegi kohta võib apostel Paulus öelda oma kirjas korintlastele, et kaduvuses külvatakse
kadumatuses äratatakse üles, autuses külvatakse, auhiilguses äratatakse üles ja nõnda edasi. Jah, nüüd oleme meiegi saanud taolisteks seemneteks. Kui me sureme, siis sellega mitte ei lõppe kõik. Me ei pea kõike seda, mis tuleb pärast surma, endale eitama hirmus selle pärast, mis tuleb. Nii nagu Bertolt Brecht, keda ma ennist teile kirjeldasin, vaid me võime teada, et see, mis tuleb, on Jumala käes, nii nagu meiegi oleme Jumala käes. Me ei pea seda kartma, me võime usalduses ennast Jumala armu hoolde anda. Aga ma usun, et me peame mõistma ennast nende uueks saanud nisuivadena ka selles mõttes, et nüüd oleme meiegi kutsutud andma ennast panustama selleks, et neid, kes kuulevad seda imelist armusõnumit, võiks olla rohkem. Ka see nõuab teinekord suurt enese salgamist. Me teame märtrite näitel, et see võib nõuda isegi surma minemist. Jeesus ütleb, kus olen mina, seal peab olema ka minu teenija. Need sõnad tulevad kohe pärast neid nisuiva sõnu siin Johannese evangeeliumis. Ta annab sellega märku ka oma jüngritele, et sama saatus, millele tema vastu läheb, ootab ees ka neid. Ei, meie ei ole maailma inimkonna päästjad ega lunastajad. Meie saame sellest päästest osa, aga ka meil on oma kutsumus, oma vastutus. See vastutus seisneb eeskätt selles, et me esitame endale ja iseenda kohta neid möödapääsmatult olulisi küsimusi. Kust me oleme tulemas, kuhu me oleme jõudnud, kuhu me oleme teel, kas me oleme õigel teel, kuidas me sinna jõuame, kes on see, kelle peale me peame toetuma ja kes meid viimselt sinna viib, kes on tegelikult see ainus tee tõelisse ellu ja isa juurde. Me teame, see on seesama meie issand Jeesus Kristus. Aga ka meie oleme kutsutud ennast laskma nisuseemnete kombel külvata selleks, et see igavese elu vili võiks olla rikkalikum, et see võiks võrsuda ka meie ümber, ka nende inimeste elus, kellega koos me seda teed käime. Meie kutsumus on suur. Meie kutsumus kahtlemata ei ole nii suur, kui oli Jeesusel Kristusel, kelle kannatusi, surma ja ülestõusmist me meenutame, aga sellegi poolest on see suur. Ma soovin teile kõigile õnnistatud suurt nädalat. Ma soovin, et see oleks meile kõigile järele mõtlemise ajaks, kui vaja siis ka uueks saamise ajaks, pöördumise, meeleparanduse, patukahetsuse ja uue alguse ajaks. Teades, et me võime rajada kogu oma lootuse temale, kes on tõeline paasatall, kes on andnud ennast meie eest, kelle vere läbi me oleme lunastanud. Ja pidades meeles, et meie oleme kutsutud olema tema armastuse, tema pääste sõnumi edasi külvajad.